pange, aga järgmine lugu siis Kirotilt Patune. Koodeksi reeglid õhume veelgi, nüsime veeni üle ma keesin, üle maneesi, longin ma varjude vilus ja välja ei kunagi enam ma pilu, ma pigistan kinni need silmad nii sügavad, edasi rügan ja longin ses mudas, mis siia sa jätsid, nüüd on kõik hästi. Liigume pimeda poole, kiireme hooge, häving on soodne, ajame tagame koode, teeme mis alati taame ja jätsime kuhu me nõume ja vahet ei ole kus satume, moto on alati patune, liigume pimeda poole, kiireme hooge, häving on soodne, ajame tagame koode, teeme mis alati taame ja jätsime kuhu me nõume ja vahet ei ole kus satume, moto on alati patune, realism ei negatiivist, eks selgeks me nüüd mis on see, mis on kivine, on konarlik pinge, aru saa, on sõnadel hind, maksan nüüd maksu kui laksu, mu maku, mu raha on vähe, see maitse on hapu ja surveda kasvab, kui jutud ei katu, miks käitume nagu meil jalas on papud, mis kuuluvad teistele, lahendust pole, mida ei seedi, see kohe on kole, paha ja nõme, no las ma siis olen, parima tahan, eks vähesest ole, sa unustad minu kui unustad ennast, mis saime ja jutust, et oleme vennad, ei taha me näha, ei kuulata enam neid valesid, mida te olete vedanud. Liigume pimeda poole, kiireme hooge, häving on soodne, ajame tagame koode, teeme mis alati tahame ja otsime kuhu me maume ja vahet ei ole kus satume, moto on alati patune. No vot, Ülikõva laul minu arust, ma ei hakka valetama. seda ei ole isegi kuulnud, jah? See oli see laul, millega mina Kiroti avastasin üldse. Esimene asi, kus ma kuulsin Kirotit. Ma tulin siia, ma olen veel kaadris vist. Et väga cool, päris korralik autotuni miks oli peal, mis oli Kiroti puhul kohati isegi ootamatu. Ehmatas ära. Jah, et ma ei tea, tegelikult ta mainis, et talle üks asi, mis talle meeldib teha, et talle meeldib enda boksi ise miksida, et huvitav, kas ta siis juba sellel ajal tegi seda ise? Ma arvaks küll, eriti kui see oli see aeg, kui no kõik tegid ise kõike. Jah, see SoundCloudi era meenutab mulle veits nagu seda, et Covidi ajal kõik läksid kodukontorisse, kõik hakkasid kodus tööd tegema, samamoodi nagu muusikaga, kuidagi hakati kodus kukkima lihtsalt, et ei olnudki võib-olla nii pikka protsessi, sest võib-olla on see, et enne oli muusikaprotsess on see, et sa kirjutad sõnad, siis sa paned omale stuti ja siis sul on see ajaline pinge peal, et okei, ma pean mingi aja jooksul asja ära tegema, see on kallis, on ju, aga kodus on sul vaba aeg, sul on lihtsalt, saad teha nii nagu tahad. Siin on chat on väga aktiivne. Mick Moonil oli ülilahedad asjad, Lõkke oli lahe. Vaata, siin chatis on öeldud süüke asi, et Oiram magamata. Kui ma nüüd ei tea, kas ma eksin, aga ma tean, et üks inimene oli aktiivne ja SoundCloudis ka igasuguste nimede all. Pane Oirami nimi nagu tagurpidi. Nagu Mario? Ma vaatasin kohe. Huvitav, kes see? Sest ma tean, et Mario oli nagu ka SoundCloudis nagu mingi. Mul oli üks laul ka, mis nagu ei mahtunud listi, aga mul oli. Mis on, tal oli ka nagu mingi 100,000 või nagu 100,000 kuulamist mingi laulud ja värgid-särgid. Et tegelikult nagu ülipaljud olid nagu skeenes aktiivsed. Et kes nagu praegu ka. Mis on üli cool. Väga lahe. Ja siin vaata... mul on vaja tutorialit, kuidas su nime hääldada, sest ma ei tea, kuidas suga rääkida muidu. Aga Delfi tegi neid mingi SoundCloud Reacte ja mingi intervjuusid ja asju. Kas see oli see Groovib või ei Groovi? Oli Groovib või ei Groovi, siis oli Mis Muss on, siis oli need Reacts, see oli ka, siis oli mingi riimirähklejad. Nagu üldse kõik nagu meediat oli kõige ümber. Millal sa oled viimati näinud YouTube'is mingi muusika kohta nagu, mida inimesed actually kuulavad nagu üldse midagi? See on ilmselt põhjus, miks React elab veel. Ja see ongi, siin me näemegi.
aga mujal ei ole. jaa, ei see on, jah. ma arvan, et see on hea point, et ongi platvormi, kus et näiteks ongi, et oletame, sa oled Eesti uus artist, sa tahad mingit muusikat välja lasta, okei, mis on need meediakanalid, et PR-i mis su promorun on? Where do I go? Et näiteks, et kui sa oled mingisugune, ma ei tea, uus comedian USA-s, sa oled Joe Roganis, sa oled Tony Hinchcliffe, sa oled Kill Tony's, sa tead, kuhu minna. Aga Eestis ma päris, võib-olla R2 raadios või selle R2 minna äkki proovida või aga R2-s bussis just Algo rääkis ka, et ta vist rääkiski 372-ga. Ta küsis, et kuidas sa nagu venitad seda album promo run'i, sest et sul ei ole midagi teha. Sa lähed ükskord raadiosse või nagu, et ta ei oska, nagu Algo, kes on raadioinimene ja seotud mingi meediaasjadega, ta ütles, et ta ei oska nagu, ei ole nagu kuskil, kus käia. Nagu meil ei ole nagu midagi. Seda on vaja muuta. Meil on vaja tekitada. Peale Reacti ongi buss no vist, jah. Kindlasti midagi on veel. Või no, samas ei tea, kas on kindlasti. Mul pähe küll ei tule. Aga siis nad pole ka mingi aasta aega uploadinud. Ma vaatan vahepeal, kas seal on midagi uut, aga Backeris ei ole väga ammu midagi uut tulnud. Ja Sander Õigus ju kutsus ka vahepeal räpareid. Ma olen kuulanud need kõik ära. Aga siis ei pole nende saates käinud? Ma tahtsin sinna Sander Õiguse podcasti saada mingi aasta-2 tagasi. Aasta, ma ei tea. Aga ei võtnud. Nüüd pead uuesti proovima. Aga ma vahepeal ma olin täiega mingi stand-up in ka või nagu nagu stand-up komedisse. Mitte nagu Eesti, vaid nagu siuke, et ma tean nagu historid, ma tean, ma olin nagu tapped in. Ja siis ma mõtlesin, et see oleks üliäge koht. Mis sa Harimati blow-upist arvad? Ülikõva värk. Üliäge, jah. See on alati tore ka, kui Eestis keegi läheb nagu laiema publiku kätte nagu suureks. Nii harva, kui see juhtub. Et see on alati tore, hoiame põhjalt, ma arvan. Jah, et kõik me teadsime eestlased, ta on andekas, aga et nagu aga näha, et maailmas see ka nagu nähakse ja tunnistatakse, et ta tõesti on, et see on nagu üliaga. Ja DVS 4XN. Jaa, ei bro, mul tuli full meelde. Nad tegid isegi beat breakdown'e, nagu need Genius, need beat breakdown'id, nad tegid Eestis ka. Nagu näiteks oligi Onyxil oli video, kuidas ta tegi Reketi selle kõige mingi suurema see Viinamarja väedi nagu üks Reketi suurim laul üldse. Ja seal oli, kuidas Onyx lihtsalt stuudios näitab, kuidas ta beati tegi. Ja kõik need intervjuud, React saated, need said ka nagu mingi 100 000 vaatamist. Nagu see ei olnud nagu lihtsalt. Kes nende saadete taga on? Miks need ära on kadunud? Ma ei tea, ja need saated olid nagu üli low budget ka, need nägi nagu ülihalvad välja selles mõttes. Aga ma ei saa aru, miks hea content oli ikkagi. Jaa, ei ongi, see oli nagu hea content. Ja ma ei saa aru, see oli nagu successful, see ei maksnud palju, et teha, nii et miks see nagu cancelled sai kõik. Selles mõttes Delfi inimesed, kui te siin olete, et me võime ise teha, kui te aitate meid selle tehnika poolega, nagu näha, meil ongi ainult see puudu. Saatke tehnika Raplasse ja siis me siin handlivad kõik muu ise ära. No, saatke Delfi hosted Chains React, paneme lihtsalt siia Delfi logo veel üles ja siis Delfi YouTube'ist. No miks mitte, et saame rääkida. Aga ma ei tea, väga... Apso oli ka ülikõva vend. Apso nüüd on NKN-is minu meelest. Aga Young Apso oli SoundCloudi ajal nagu ülikõva. Tead, kes need NKN-i liikmed on siis või... Minu meelest ka mingi SoundCloudi ajast igasugused inimesed. Aga ma ei tea nende nimesid väga. See on, minu arust NKN-iga on see veitse mõista teema, et nad otsast ei ole välja öelnud vist, kes seal pundis on, aga tegelikult Apsost tunned hääle järgi. Aga NKN-il oli mingi blogi ka vahepeal, ma vaatasin seda. Äkki nad on maha võtnud. See oli nagu mingi full old school lehel. Nagu kirjutasid lihtsalt mingi... Okei, päris lahe. Blogidest rääkides ju Hooligan Hamlet tegi ka kunagi väga-väga sellist just nagu hip-hopi kesksemat ajakirjandust, mis on nüüd vist pigem vaiksemaks jäänud, jah? Mitte välja surnud, nagu kindlasti on neid. Hooligan teeb, aga nad ei ole enam nii hip-hopi kesksed. Seal on nagu kõike nüüd vist ja ma ei tea, kui aktiivselt nad enam teevad. Ja siis oli ka Vaba Flow blogi. Jaa. See oli kõige kõvem asi minu meelest üldse. Tule ma läksin, ma just üks päev või mingi paar kuud tagasi läksin
nostalgitsen selle SoundCloud aja üle suht tihti. Ja siis ma läksin arvutis Wayback Machine'iga. Sest et see Vabaflow leht on maas. Aga kui sa lähed Wayback Machine'iga, see on siuke lehekülg, kus sa saad nagu minevikku külastada. Ma ei tea, kas te teate. Ja et kui mingi asjad on kadunud, siis sa lähed, ütleme lehekülg võetakse maha. Saan aru, et see low budget shot, aga järgmine Bro, tooli jaoks ei jäskunud raha, sorry. See peaks istuma. Aga jaa. Igatahes selle Wayback Machine'iga sa saadki nagu ajas tagasi minna ja siis ma lihtsalt paned lehekülje, valid kuupäeva ja siis ma läksin mingi 5 aastat tagasi, kui see lehekülg oli veel alles. Ja siis sa saad kõike nagu lugeda. Ja seal oli nagu üli hästi kirjutatud laulude review'd. Kui uus laul tuli, seal oli review. Nagu ülipõhjalikult lahedalt kirjutatud. Nagu ajakirjandus, aga nagu SoundCloud muusikale. Jaa, ma mäletan. Ülikõva oli. Aga see Vabaflow podcast on veel alles? See koliski siis sealt blogist nagu podcasti üle. Okei. Ja siis Lill saade pandi ka kinni teha. kõik vajasid nagu vaikselt ära. Jah, Lill saade oli ka tähtis koht. Öeldakse ka, et Sipelga ja Marpsi intervjuu on ka klassika. Alustas kogu asja ja tunne, et see esimene kord, kui tavainimesed kuulsid SoundCloudi skeenest nii palju cover'ide täna ka, ei tea, miks nad ei jätka. Jah, ma isegi ei kujuta ette, kas sellel, võib-olla ma panen, ma pakun huupi, aga et sellel Marpsi ja Sipelga intervjuul on ka äkki mingi mitusada tuhat vaatamist YouTube'is. Või see polnud nagu intervjuu, see oli lihtsalt nagu behind the scenes, et nagu Delfi läks mingi külla neile ja siis nad näitas, kuidas nad mussi teevad. Mingi Saaremaale vist mingi praamiga. See oli mingi teine osa vist üldse. No ongi nagu kõik nagu, see oli mitu osa, see ei olnud, et ühe korra tehti, vaid see oli nagu suur asi. Alright.